Nüüd peaks olema kõik olemas, nüüd on teele minek. No oota, istume ikka enne teele minekut. Kas sul on kõik asjad ikka kohvrisse kaasa pakitud? Mulle tundub, et kõik on. Kuule, aga päästepaat? Ära muretse, jätame selle hiljemaks. Mulle on tunne, et kui ma lähen astun laeva peale, küsin ma kohe esimese asjana, kas kapten vastab kvalifikatsiooni nõuetele. Ja kui kapten vastab kvalifikatsioonile, siis vaata, et ta tuleb meile kas inglise keele, geograafia või matemaatika õpetajaks. Kõik, ma siis lähen. Ja 13. jaanuaril tulin Tallinki poole teele Tallinna Õismäe Vene Lütseumist ja sel hetkel tekkis nagu küsimus, et kas ma üldse valmis olen. Ja sel hetkel avanevad uksed automaatselt ja ma saan aru, et ma olen juba uuel teekonnal. Vastu võttis mind koordinaator Gerda ja õpetaja Arno Sillamäelt ning siis me läksime juba personali osakonda ja sealt algas 10-nädalane teekond. Muidugi oli see nagu reisile minnes ikka, et lähedki maid avastama. Tahtsin näha, kuidas tegelikult hotellid ja restoranid majandavad ja kuidas siin juhtimine toimub, sest see on nagu juhtimispraktika. Kindlasti üllatab alati see vastutulelikkus ja selline aukartus natukene saatis mind ka, kui ma siia majja tulin, kus mind kenasti vastu võeti. Mind inspireeribki see, kuidas on hästi ette valmistatud inimestega nagu kommunikeerimine, koostöö valmidus ja koostöö korralduse väärtuste teema, kui oluline see on ja kohe need koostöö vormid. See on minu jaoks nagu selline avastus, et nii hästi on läbi mõeldud. Kõige rohkem võib-olla mind inspireeris just inimeste pühendumine ja kirg. Ning samas oli väga harmooniliselt tehnika, inimene ja looduse koostöö. Et ühesõnaga see on nagu tullaku tants, seal ma nägingi seda pühendumust ja kirge ja üllatuseks võib-olla oligi see, kuidas kõik toimib nagu kellavärk. Muideks hotellide ekstra väärtus on märkamine ja lihtsus. Ja lisaks veel see +1, ehk siis me teeme rohkem, kui meilt nõutakse. Kõige olulisem on see, et ei oleks paanikat. Sul peab olema selge siht, selge visioon, sul peab olema kindel meeskond, keda sa usaldad. Minu jaoks oli ka suur üllatus see, kuidas Tallink järgib kõiki oma väärtusi. Nad on absoluutselt igal pool silme ees ja samas nad ka, kui mingi probleem tekib, siis nad saavad kohe aru, et tegelikult kuskil on õmblustest lahti läinud mingisugune väärtus. Väärtusteks on pühendumine, professionaalsus, koostöö ja samas ka rõõm. Kõigepealt esimesena kohvrisse ma paneksin, et kuidas uut inimest vastu võtta. Et ta tunneks ennast sama turvaliselt kui mina, kui ma siia 13. jaanuaril tulin. See on ikkagi seotud muutuste juhtimisega. Et tuleb julgelt vaadata otsa, kindlasti peab olema sul selge visioon, muudatuste juhtimine, tark värbamine, meeskond ja töökultuur. Need on need märksõnad, mis ma kohvrisse panen. Mulle jääb sellest praktikast meelde selline mõte, et me loome positiivseid emotsioone, et kliendid siis saaksid seda energiat ja positiivsust ka oma edaspidises elus kasutada. Nii et selles mõttes on see jätkusuutlikkuse teema, me loome positiivseid emotsioone. Kui mõelda, et mida ma tahaksin nagu koolis parandada, on see tagasisidestamise protsess ja loomulikult rohkem rahulolevaid kliente. Kindlasti peaks olema initsiatiivikas, julge, küsima, osalema, mitte häbenema
nii et ma julgustan koolijuhte kandideerima sellesse haridusjuhtide programmi. tere! Tulin uue kohvriga. Kohvris on uued tööriistad ja uued kogemused, aga ka 3 vana varustust. Ujumislestad, päästevest ja komp. No kõigepealt sellepärast on ujumislestad, et meie kiires ja muutuvas maailmas kiiremini kohaneda ja tempokas organisatsioonis rohkem hoogu juurde anda. Päästevest on selleks, et kõik meie maja inimesed, kõigil meie maja inimestel oleksid teadmised, kui merelaine satub olema kõrgem planeeritust. Ja 3. on kompass. See on kõige olulisem, sest kompass näitab meile uduga selge sihi ja suuna ning väärtuste põhise orientiiri. Ja vähe sellest, need vahendid on minul selleks koolijuhina, et me kõik teaksime, kuhu me liigume ja kõige olulisem veel, et me kõik jõuaks tervetena sihtpunkti.